päevast, õhtust, ei tea, millal te vaatate seda videot. Tahaksin öelda, et oli väga suur vahe. Tahtsin isegi salvestada seda videot Poolas, kus me osalesime palverännakul. Aga otsustasin lõppude lõpuks, et ühendan aega Poolas just Jumalale, palvetan rohkem ja siis, kui olen Tallinnas, siis salvestan videot. Võib-olla olete näinud erinevaid pilte palverännakust. Tahan täna ka panna YouTube'isse mõningaid videod, et näidata ka selle palverännaku dünaamikat. Ja tahan seda teha mitte selle jaoks, et näiteks keegi teie seast oleks kade, et ei saanud osaleda või ei tahtnud osaleda ja innustada teid osaleda järgmisel aastal. Ja ka mitte selle jaoks, et näidata erinevusi. On kirik Poolas, on kirik siin Eestis, aga võib-olla selle jaoks, et näidata teile ja te saaksite mõtiskleda selle üle, et aeg-ajalt on vaja muudatusi meie vaimses elus. Ma arvan ja ma olen kindel, et inimestele, kes olid koos minuga Eestist Poolas, väga meeldis see palverännak. Muidugi see ei tähenda, et meeldiks teile ka kõikidele, kes ei osalenud selles, aga on väga tähtis mitte karda, et tulevad mõned uued asjad meie vaimse ellu, et tulevad mõned muudatused. Võib-olla sellest räägis ka Jeesus Kristus pühapäevases evangeeliumis, kui ta pakkus, et inimesed kutsuksid peole mitte ainult oma sõpru, tuttavaid, aga ka ta pakkus vaeseid inimesi, aga ei pea olema vaesed inimesed, aga et me ei kartaks midagi korraldada teistmoodi. Äkki tõesti me oleme harjunud, et sünnipäev peab olema niisugune, nagu oli möödunud aastal, kõik peavad samasugused. Minu palved peavad välja nägema nii, nagu ma tavaliselt palvetan ja aeg-ajalt me võib-olla väga kardame, et on vaja teha midagi teistmoodi. Aga vaadake, kuidas oli 2000 aastat tagasi. Inimesed olid ka harjunud sellega, kuidas on vaja palvetada, kuidas käia sünagoogides, kuidas rääkida Jumalast. Ja just võib-olla seepärast nad ei saanud võtta vastu Jeesust Kristus, kes tuli teistmoodi, kes näitas inimestele midagi, mis erines sellest, millega nemad olid harjunud. Äkki ei tohi karda, ma juba rääkisin meie kohtumistel, et väga tihti inimesed, see on minu vaimsus ja ma ei saa teha teistmoodi. Ma ei tohi isegi osaleda regulatsioonides, sellepärast, et see ei ole minu vaimsus. Meie ekstreemne ristitee, meie palverännak. Ma pean palvetama teatud viisil ja ei saa teha mitte midagi muud, kui palvetada, nagu olen harjunud, nii nagu mul on mugav. Ja võib-olla seoses sellega, et ma natukene kardan neid muudatusi, ma ei saa kohtuda Jeesuse Kristusega. Ma mõtlen välja, mul on võib-olla hea olla palvel, ma ei karda mitte midagi, aga ma tegelikult mõtlesin välja mingi vale Jumalat ja juba olen koos temaga ja kaua aega. Ärge kartke, ei pea olema nii nagu näete, kui te tahate videotes, kuidas käitusid Poolas inimesed palverännakus. Aga võib-olla teha ükskord midagi muud. Ma tahan näha Jumalat ja seepärast teen tema jaoks seda, mida ma ei ole teinud iialgi. Ja äkki tänu sellele ma tunnen, et Jeesus Kristus on minu elus. On nii nagu tema tahab olla, aga mitte nii nagu mina tahaksin, et tema oleks. Ärge kartke muudatusi ja uusi asju.